Tere head podcasti kuulajad! Tänases Olympia podcastis räägime otse loomulikult Tokyo suveolümpiamängudest, mis juba sel suvel 23. juulist kuni 8. augustini Tokyos toimuvad. Kuid, nagu me teame, siis toimuvad sel korral olümpiamängud pisut teistmoodi ja sellest kõigest jõuame juba õige pea ka lähemalt rääkida. Üks on selge, see on esimene kord olümpiamängude väärikas ajaloos, kui olümpiamängud edasi lükatakse. Mitte kunagi varem pole olümpiamängude 124-aastase ajaloo jooksul võistlusi edasi lükatud. Tõsi, 3 korral on küll mängud ära jäetud, seda aastal 1916, samuti 1940. aastal ja ka aastal 1944. Külma sõja ajal oli häiritud Moskva olümpia aastal 1980 ja Los Angelese olümpia 1984. aastal, kuid see tänane situatsioon on siiski omamoodi pretsedent ja väga huvitav teema, mida analüüsida ka siin meie olümpiateemalises podcastis, sest ilmselgelt toimuvad need olümpiamängud väga erilisel ajal ja meid ootab seetõttu suvel ees hoopis teistmoodi olümpia. Aga mul on väga hea meel tervitada 2 meest, kes mõlemad on Tokyos mitmeid aastaid elanud. Tervist, Riho Bruno Brahmanis, ole hea ja ütle palun kohe alguses ära, et kuidas siis kõlab jaapani keeles tere ja kuidas üldse jaapanlased teretavad? Konnichiwa. Jaapanlased on väga viisakad üldse suhtlemises ja neil on kohe sellised kindlalt 3 tervitusviisi ehk siis hommikul, päeval ja õhtul ja kuna meil on praegu õhtu, siis ma ütlesin sulle konnichiwa, see on siis nad ütlevad nagu õhtu ja siis hommikul ärgates nad ütlevad ohayo gozaimasu niimoodi ja ja siis vahepeal seal päeval ütlevad või siis õhtupoole hiljem ütlevad siis konbanwa ka. Nii et selles suhtes selle järgi saab kohe aru, et kui sa ei saa aru, mis kell on, siis kui jaapanlane teretab, saad aru kohe, et kus ajavööndis sa oled kohe. Ja väga hea meel on tervitada Kaido Höövelsoni. Kohe nüüd testime ära siis, kas ma pärast Riho Bruno Brahmaniselt saadud väikest koolitust ütlen õigesti. Konnichiwa Bartosan. Konnichiwa. Väga õige. Aga kui meie olümpiakoondise liikmed saabuvad juulis Tokyosse, siis ega neil tegelikult teretamine arvatavasti ei lähegi seal Jaapanis nii kergelt. Me oleme ju siin Euroopas harjunud kätt teretamiseks andma. Kaido Höövelson, Jaapanis ja samamoodi ju terekätt ei ole kombeks anda nagu siin Euroopas. No kuna tegemist on ikkagi sellise suurte mängude ja suure oodatud spordiüritusega, et seal antakse ikka kätt ka, aga üldiselt selline kummardamine on natuke vanema generatsiooni nagu stiil, et noored, kuidas kunagi selles suhtes, et Riho võib-olla täiendada, aga päris kallistama nagu kedagi ei hakata, aga terekätt ikka välismaalastele, eks nad ole filmides näinud, et antakse terekätt, eks nad ikka vahest annavad, aga üldiselt jah, kummardus on selline viisakusavaldus, et ei lähe kohe oma sooja kätt teise pihku pisma. No kui te esimest korda elus Jaapanisse saabusite, siis kui suured need kultuurilised erinevused alguses teil olid võrreldes Euroopaga? Riho Bruno Brahmanis asus ju 1990. aastate teises pooles elama Jaapanis. Sa võid mind parandada, kas see oli aasta 1996, jah? Ilmselt saite te alguses ikkagi ka väikse või koguni suure kultuurišoki seal kohapeal. No sinu esimesele küsimusele ja Kaido vastusele võib-olla natuke täiendada ka, et vaadates tänapäeva olukorda, milles me praegu elame, siis tegelikult kummardamine on vist kõige viisakam teretamisviis, et seda tõesti seda kallistust ja kätt teisele pihku anda ei ole praegu eriti nagu öeldakse soovitatav ja samas kui Eesti sportlased nüüd tõesti sinna Tokyo olümpiamängudele lähevad ja sinna olümpiakülla nad lähevad, siis tegelikult olen mina aru saanud nii palju, et nad eriti Jaapani kultuuri ja Tokyo linna ei näe, sest neil ei ole mitte kuhugi võimalus minna, elavad omas mullis, olümpiaküla staadion, nii et tegelikult see, mida Jaapan pakub oma kultuuriga ja kõikes oma iluga, see jääb meil kindlasti nägemata, sellest on muidugi väga kahju, aga elame sellises olukorras, nagu me praegu oleme, nii et selles suhtes palju nad neid jaapanlasi, tavainimesi seal näevad, ma ütlen selles, ma väga kahtle, et nad üldse neid näevad. Ja nüüd tulles tagasi selle sinu küsimuse juurde, siis aastal 1996, kui me perega Jaapanisse läksime,
see oli niivõrd tohutult suur kultuurishokk, et kui ma peale esimest aastat tagasi tulin ja Tiit Karuks tuli mulle lennujaamas vastu, mikrofon käes küsis, et kuidas siis on Jaapan, kas sa said kultuurishokki ka, siis ma vastasin talle, et mis šokist sa räägid, et kõik on jumala hästi, et kõik on väga tipp-top ja tegelikult ma olin sellises šokiseisundis, et ma ei saanudki veel aru, et ma nii suures šokis olen. Nii et tegelikult minna Jaapanisse elama ja suhtlema jaapanlastega ja olema nendes ühes kollektiivis ja tegema kõiki asju koos, see on nagu öö ja päev. No Kaido Höövelson, kultuurilistest erinevustest veel rääkides, millega me peaks kindlasti arvestama, kui nüüd suvel vaatame televiisorist olümpiat, mis on Jaapanis ikkagi hoopis teistmoodi kui mujal maailmas? No kui mina 2004 läksin, minul oli ka väike arvamus, et kõik jaapanlased oskavad mingit kahevõitlusala, judot või käivad ikka mingi samurai mõõgake või vöö peal. Aga neid ma ei kohanud, esimesest šokist olin üle järelikult. Seda šokki lihtsalt ei tulnudki. Aga üldiselt nagu, eelkõige kõik see puhtus ja viisakus, et tihtipeale ikka eurooplane tunneb ennast ka seal kui eurooplasena. Et ma arvan, et eks nii minul kui Rihol oli sealt nagu palju õppida. Kui sa surudki oma mingit eurooplase mentaliteeti neile peale, et annad ikka kätt ja tuleb jälgi, kuidas nemad nagu käituvad ja selle järgi siis ennast ka üleval viisakalt pidada. Ma mõtlen, et nüansse nii palju, et aga jah, selle 15 aastaga mõneski nii paljudest asjadest pole siiamaani nagu aru saanud ja ma arvan, et ei saagi, kui sa just selle sündinud ja kasvanud ei ole. Ja nii on. Kui palju ja kui tihti te Jaapani uudiseid jälgite? Riho Bruno Brahmanis kindlasti hoiate te ju oma perega tihti silma peal Tokyo teemadel, Tokyo uudistel. Jaa, Tokyo uudistel kindlasti hoiame silma peal ja vaatame, loeme lehti ja mida sealt nüüd viimaste päevadel on nagu silma jäänud see, et tegelikult kui väga huvitav, täpselt nagu Kaido jutu jätkuksin, et tõesti Kaido on 15 aastat, mina 8 aastat peaks nagu tundma, aga tegelikult palju asju on ikkagi veel aru saamata, et miks on Jaapanis vaktsineerituid ainult praegu 1,6 miljonit ja miks nad lubavad ainult ühte vaktsiini ehk siis kas sellised Pfizerit, teisi nad ei aksepteeri ja neil ei ole kiiret kuhugi. Nüüd see neljas, nagu öeldakse, või tüvise laine, mida nad kardavad, et see jõudis ka nüüd neile sisse, et ma tean, et Jaapanis on see kollektivism ja kõik nad teevad koos ja keegi üksi ei otsusta, et kui mingi otsus vastu võetakse, peavad kõik nagu konsendusega poolt olema ja et see on tõesti natukene paneb nagu pead kratsima küll, et miks siis nad kogu maailmaga koos ei võitle selle pandeemia vastu ja olümpiamängud on tulemas ja võiks vähemalt Tokyo inimesed ära vaktsineerida ja samas kui vaatad tõesti seda arvu, et praegu on ainult meditsiinitöötajad vaktsineeritud ja nad nagu ei kiirusta üldse seda tagant. Nii et mõne koha pealt jääb tõesti selline väga suur küsimärk, et kas siis tõesti siin 10 päeva on olümpiamängu, nad ütlevad, kuule, me ikkagi ei tee neid olümpiamänge. Seda teed nad ei lähe, sest see, mis need maksma on läinud jaapanlaste, need olümpiamängud, esiteks see 1 aasta edasi lükkamine ja see on ju tohutud rahad on mängus, kõik sponsorid, kes on investeerinud sinna ja kõik, keegi ei ole nagu alt ära hüpanud, kõik on nagu toetavad ja kõik tahavad, et olümpiamängud toimiksid ja et mõne koha pealt tõesti jääb suur küsimärk vaadates neid uudiseid ja ei saa nagu asjale tõesti aru, et miks nad nii teevad ja miks see nii on, et nii ta on. Aga räägimegi natuke nüüd siis nendest uudistest, mis sealt Tokyost on viimastel kuudel tulnud. Kaido Höövelson, mida tähendavad olümpiamängud Jaapanile ja üldse Tokyo linnale? See on ju nende jaoks tegelikult ülisuur sündmus. Ma eeldan, et kindlasti oskavad seal kohalikud elanikud seda kõrgelt väärtustada. Loomulikult on ka neid, kes on algusest peale olnud selle vastu, eks? No eks jaapalased ole ise ka nagu emotsionaalsed inimesed ja kui see võitja nagu välja kuulutati, siis oli selge see, et kõik olid nagu väga õnnelikud, aga mida aeg edasi, seda rohkem on selliseid just Tokyo inimesi, selliseid olümpiavastaseid nagu väga palju tekkinud.
Eks seal ole ka erinevaid põhjuseid, et kindlasti see koroona levik, teiseks see, et ei taheta, et üle ujutatakse nagu välismaalastega mingid seal kindlad rajoonid nii-öelda. No kui nüüd võtta riigi seisukohast, et noh, kindlasti eks poliitikute jaoks ja riigi seisukohalt ole see üks suur nii-öelda majanduse elavdamise üritus ühesõnaga. Aga noh, tavalise jaapanlase jaoks, noh, kes on restoranipidajad ja asjad, eks nemad ka lootsid või loodavad ikka, et tuleb seda kaaskonda ka rohkem kaasa, aga see on ka huvitav ikkagi, et siiamaani pole nagu päris selge, et kas nad toimuvad või ei toimu. Selle majanduse koha pealt veel üks fakt, et kui palju on neid meeneid juba müüdud. Kõik lennujaamad, rongijaamad, no iga R-kiosk on nurga peal on sul ikkagi olümpiameeneid täis ja kõik firmad on reklaaminud ennast mis iganes šokolaaditootja šokolaadipakendi peal, et toetab olümpiat 2020 ja õlletootja on õllepudeli peal pannud ja et noh, see tohutu ootus ja lootus, et noh, mina loodan ka väga, et ikkagi need toimuvad, aga ega siin ei ole vist lõpuni veel midagi selget. Räägime korraks 1964. aasta olümpiast ka, mis toimusid Tokyos. Need olid tegelikult väga erilised, sest esmakordselt toimusid olümpiamängud Aasias. Toona muide toimusid need olümpiamängud 10. kuni 24. oktoobrini 1964. Sel korral toimuvad olümpiamängud aga südasuvel 23. juulist kuni 8. augustini. Ja milline on üldse ilm tavaliselt Tokyos juuli lõpus ja augusti alguses? Kas kuum ilm võib väga-väga suuri probleeme valmistada? Kui reisijuht, ma sulle soovitan Jaapanisse mitte minna just nendel kuupäevadel. Sa lihtsalt ei pea seal vastu. See on kõige kuumem, niiskem aeg. See on selle peale, kui need kuupäeva minagi vaatasin, kui need välja tulid need kuupäevad, sa mõtlesin, miks sellised kuupäevad? Ükski Euroopa sportlane ei pea seal välistingimustes ühtegi võistlust vastu, et sellepärast see maraton, nagu ma saan aru, viidigi Sapporosse ja noh, aga üks asi on maraton, seal on veel teisi spordialase, mis toimuvad väljas, et see on tegelikult see on kõige, kuidas ma ütlen, kõige hullem aeg üldse Jaapanis olla, sest sa kogu aeg lihtsalt tilgud, et see veel sporti teha, et see on, ei tea, miks need kuupäevad sinna pandi tõesti 64. aastal olid oktoobrikuus tõesti, siis on juba Jaapanis kõige mõnusam kliima nagu meie suvi, ütleme süke hästi mõnus, et siis on tõesti väga, väga hea sporti teha, aga noh, ma ei tea, miks need kuupäevad sinna pandi. Sel ajal on täpselt see, et sa astud õue 2 sammu ja sul on särk läbi märg ja lähed tagasi tussi alla, et jah, ei ole kõige parem aeg, olen täiesti nõus. Aga mida tähendab see, et Tokyo suveolümpiamängudele välisturistidest pealtvaatajaid koroonaviiruse leviku valguses ei lubata? Mõtleme korraks sellele ja proovime ette kujutada, et milline on olümpia ilma välisturistideta? No, me oleme siin 1,5 aastat vist nüüd vaadanud televiisori vahendusel võistlusi, kus tribüünid on tühjad. Ja tegelikult silm hakkab vaikselt juba harjuma sellega. Et eriti kui telekast vaatad, siis pannakse veel see inimeste hääl, pannakse taustaks, umbes nagu olekski inimesed tribüüni peal, siis jääb süke mulje. Aga tegelikult vaikselt hakkad juba sellega harjuma, aga olümpiamängud tühjade tribüünide ees muidugi, noh, ma ei kujuta ette, pool sellest melust ju tegelikult jääb ära. Noh, sportlaste jaoks ei ole mingit vahet. Sportlane teab, et need on olümpiamängud ja see medal on kõige väärtuslikum medal üldse spordi saavutuste ja noh, temale tähendab meile, kui siis nagu fännidele, pealtvaatajatele vaadata seda televiisorist, seda efekti nagu ei oskagi tegelikult üldse lahti kirjeldada, sest et noh, esimest korda elus olid ka mul olümpiamängude piletid nii avatseremooniale kui käsipallivõistlustele, kui eestlastel oleks kaasale läinud seal elama maadlejatele ja vehklejatele ja tuled tere talv, nagu öeldakse. Nüüd kõik läheb tagasi müüki ja ei saa ka mina sinna minna. Nii et noh, et see on uus reaalsus. See on uus reaalsus ja olümpiamängud ilma pealt vaatajat, et nii ta on ja ega siin midagi teha ei ole. No olümpiamängude ava- ja lõputseremoonia ilma publikuta
seda on ju tegelikult väga raske ette kujutada, eriti veel Tokyos, kus osatakse väga võimsalt korraldada rahvarohkeid suuri üritusi. Toome näiteks kasvõi näiteks need samad kuulsad sumoturniirid, eks, et jaapanlane tegelikult on väga täpne, ta oskab hästi suuri üritusi korraldada. Jah, selle võistluste tegelikult nime võiks ära muuta, et riikide vaheline maavõistlus ilma publikuta. Aga jah, ma olen nagu Rihoga täiesti nõus, et ka minul oli esimene võimalus minna olümpiamängudele. Ootasime väga seda, aga need on jah. Esiteks see melu ja kõik see, nagu see on enneolematu ja on mida mäletada ja võib-olla oma lastele rääkida või lastelastele nii edasi. Ise olnud eluaegset sportlased ja treenerid pole siis olümpiamängudel kunagi sattunud, aga nii ta paraku on. Fakt. No Jaapanis korraldatud arvamusküsitluste kohaselt on enamik kohalikest pandeemia tõttu väliskülaliste võõrustamise vastu ja ajaleht Yomiuri viis läbi küsitluse ja vastanutest ei pooldanud koguni 77% olümpiaturistide riiki lubamist. Paistab, et koroonaviirus on väga ettevaatlikuks muutnud inimesed kogu maailmas ja niisamuti siis ka Tokyos, eks. Muide, Eesti suursaadik Jaapanis Väino Reinart ütles intervjuus mulle, et tegelikult jaapanlased meditsiiniliste maskide kandmise vaidlesid selgeks juba ligi 100 aastat tagasi ja seal riigis on ju maskides inimesi nähtud tänaval kogu aeg. Mitmel pool mujal Aasias on see samamoodi. Ehk teisisõnu, kas võib nii öelda, et kaitsemaskid on jaapanlaste jaoks igati loomulik osa igapäevaelust, igati loomulik osa tänavapildisteks? Jaa, absoluutselt, sellepärast, et ega meie algus ka nagu ei saanud aru, aga selle me tegime endale päris kiiresti selgeks, et miks need inimesed käivad maskideks. Üks asi on kindlasti see, et need jaapanlased on väga vastuvõtlikud ja allergilised. Esiteks kevadel see õietolm ja kõik see ja teiseks on nad näitavad sellega üles ka viisakust. Et kui nad natuke köhivad või natuke nina on, ütleme tatines, saad kohe pannud selle maski ette, et mitte nakatada teist, et meie ei teeks seda mitte mingil juhul, aga nemad näitavad kohe oma viisakust üles ja siis samas ka on viisakad ka selles suhtes, et ka hoiavad oma tervist, et kui nad metroos seal sõidavad, et keegi järsku on teistest haige, et ma panen ikka selle maski ette, et ma siis ei nakatuks. Nii et selles suhtes neil on see, jaapanlastel on see tõesti see maski kandmine, ma ütlen nagu meil heas mõttes nagu võib-olla soki kandmine, et siin ei ole midagi nagu imestada ja ma siin paar aastat tagasi tegingi, 1,5 aastat tagasi tegingi nalja, et vaadake, et kuhu me nüüd oma eluga jõudnud oleme, et me peame õppima jaapanlastelt maski kandma ja kummardama teretades, mitte kätt andma. See ongi reaalsus, siin me olemegi praegu ja nemad on nii elanud ja nad on terved, jaapanlaste keskmine eluiga on kõige suurem, kõige kõrgem, nii et palun, et õpime nendel. Mitte maski kandmine on ka selleks, kui sul järgmine päev nagu pohmell on ja sa lähed ikka metrooga sõitma. See peidab ka paar lõhna ära lihtsalt, et on endale mugavam ja oled viisakas teiste vastu. No siin alles selle aasta alguses 8. jaanuaril oli Jaapanis koguni 7790 koroonaviirusesse nakatunut tuvastatud ühe päevaga ja praegugi alles hiljuti circa 4000 inimest tuvastati siin päevas. Probleemid on endiselt seal suured, aga tegelikult on ju väga osavalt seal Jaapanis ja eriti just Tokyos rakendatud tegevuspiiranguid. Üks, mille poolest ongi Jaapanit nagu, ütleme siis, esile tõstetud on see, et neil on võimekus nakatunuid ja nakkusahelaid tuvastada ja need inimesed kiiresti isoleerida. Ehk siis Jaapan on olnud selles osas väga edukas. No nii Jaapani valitsus kui olümpiamängude korralduskomitee ei pea tegelikult seda vaktsineerimist suurvõistluste nii-öelda eeltingimuseks. Aga arvestades, et kohale saabub ikkagi 15 000 olümpia ja paralümpia sportlast, siis see on ikkagi väga suur mass seal koha peal. Milline üldse see suhtumine on Jaapanis vaktsineerimisse? Kuulekas rahvas, et kui riik ütleb, et nii on, loomulikult opositsioonierakonnad parlamendis ütlevad, et ei, nad valetavad. See on nagu poliitika nagu igal pool. Aga lihtsalt see, et eks inimesed ikka ootavad, aga sellest ma ei ole nagu lõpuni aru saanud, et see AstraZeneca ja ma teadsin juba veebruaris, et nad ootavad seda Pfizerit
aga et seda AstraZenecat nagu nad üldse ei too või ei hakka inimesi vaktsineerima sellega. Sellest ma ei ole nagu lõpuni aru saanud. Poliitiliselt ole kindel ka see, et ikkagi Jaapan on väga suur Ameerika liitlane ja kui ameeriklased ütlevad nii või naa või teisiti, et Jaapan on üldiselt, Jaapani poliitikud on ka väga kuulekad. No Jaapani meditsiinisüsteem töötab ju täiskoormusel ja eriti pingeline on olukord Tokyos. Osad Jaapani arstid arvavad, et olümpiamängud peaks siiski üldse ära jääma, et endiselt kõlab ju ka selliseid arvamusi seal. Jah, et ma siin võib-olla täiendaksin selle koha pealt, et Jaapanis on tohutu bürokraatia. Tohutu bürokraatia, et kui mingi asi tahab seal jõuda, nagu ütlekse siis turule, siis kõik see bürokraatia, mis läbida, et räägime antud hetkel, räägime siis nendest vaktsiinidest ja lihtsalt raviamet ei anna luba. Ja nii ta on, sellepärast, et jaapanlased on sellised, et kui sa Jaapanisse elama lähed, sa pead ühe asjandal selgeks tegema, et siin riigis kehtivad nende seadused ja sa pead elama nende seaduste järgi. Seal ümber tegema hakata, nagu mina üritasin hakata tegema, et miks me peame trennis seda asja tegema, hoopis moodsam ja parem ja kasulikum on teha nii, nagu mina olen seda teinud, ei ole mõtet. Ära palun hakka seda tegema. Ela nende seaduste järgi, tee täpselt nii, nagu nemad ütlevad, siis sa elad nende riigis. Ja kui raviamet ei luba teisi vaktsiine, siis jaapanlased ütlevad, kõik on selge, teisi vaktsiine me ei usalda ja me ei taha ja me teeme täpselt nii, nagu öeldakse. Ja kõik nad kuuletuvad sellele seadusele ja paraku see nii on. Ja tavaliselt, Kaido, sa tead seda väga hästi, kõik, mis tuleb välismaalt, ei ole tavaliselt, ei ole kunagi hea. Kõik, mis on meie oma, Jaapani oma, see on hea. Ja üks asi veel, kui rääkida ravimitest, siis kui meie siin maailmas ütleme, vaatame apteegides ringi, et näed, sellel on praegu alla hindlus, et see on siis, seda oleks mõttekas osta. Kui Jaapanis lähed apteeki ja näed, et ravim on alla hinnatud, siis mitte ükski jaapanlane ei osta seda. Jaapanlane ostab ainult kallist ja head ravimit. Ja nii see süsteem seal toimib kahjuks. Räägime sellest keskkonnasäästlikkuse teemast ka, et üks huvitav nüanss on ju veel, et Tokyo olümpiamängud, mis toimuvad siis 23. juulist kuni 8. augustini, nende läbiv teema on seekord keskkonnasäästlikkus. Esimest korda valmistatakse Tokyo olümpiamedalid kasutatud mobiiltelefonide metallosadest ning rahva poolt annetatud teiste elektroonikatoodete pisiosadest. Korraldajad on öelnud sellise lause, et nende medalite disain väljendab siis au ja kuulsuse saavutamist ning selle juurde kuuluvad sportlaste igapäevast rasket tööd. Ja huvitav on ka see, et medalitseremoonia poodiumid on valmistatud taaskasutatavast plastikust. Kuidas on? Kas on siis nii, et praegu käib seal Tokyos ikkagi selline suur keskkonna ja rohelise maailmavaate propaganda, et paistab see välja? Ja see on seal käinud tegelikult ju palju aastaid. Mis puudutab nüüd olümpiamedaleid, ka minu või meie pere telefonid läksid sinna kasti, nii et tükike on sinna ka ise panustatud. Kindlasti esiteks see, et Jaapan oli üks esimesi riike, kes tegi oma vesinikustrateegia. See oli 2011 äkki. Et kui me praegu siin oma parlamendis heietame, mõtleme, et vesinik võib olla isegi alternatiiv meie põlevkiivile ja nii edasi, jaapanlastel on ammu valmis ja vesinikbussid nagu vuravad ringi mööda tänavaid. No kooskõlas Jaapani süsinikdioksiidi vähendamise eesmärkidega pakub ülemaailmne olümpiapartner, autotootja Toyota, olümpiapargile laia valikut heitgaasivabasid sõidukeid ja seal juurgas siis kütuseelemendiga vesiniksõidukeid, nii et suured Jaapani firmad on kõik kaasatud, et see olümpia tegelikult ikkagi edukalt läbi viia. Mina tahtsin öelda ka, et samamoodi, et ka meie pere on panustanud ühe vana fotoaparaadiga, seal samas Tokyo linnavalitsuse all oli üks kogumispunkt ja ka meie panustasime sinna, ma ei saanud veel sellest aru, kuidas sellest olümpiamedalit tehakse, aga no ma sain aru, et kui jaapanlased teevad, siis nad midagi hästi teevad. Aga kui nüüd rääkida sellest keskkonnasõbralikkusest ja kõik sellest, siis ma olen seda siin ka hästi palju maininud, kui meie 96 sinna läksime, see prügi sorteerimine. See on niisuke teadus, et seda on vaja lausa õppida.
Nii et me oleme seda palju rääkinud Kertuga, et kui sa lähed oma prügi viima, siis sa kirjutad prügikoti peale oma perekonnanime ja sa garanteerid, et see prügi, mis seal kotist peab olema, on õige prügi oma perekonnanimega. Sa garanteerid, et seal on piimapakid puhtaks pestud, et seal on ümbrikud ja nii edasi. Juba see näitab seda keskkonnasõbralikust ja see on teadus. Ja kujuta ette, kui nüüd sinu prügikotist avastatakse mingi prügi, mis ei peaks seal olema, siis terve küla räägib sellest ja seda sa, ma arvan, ei taha. No Eesti Olümpiakomitee loodab Tokyo olümpiale lähetada üle 40 sportlase. Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju sõnul on siis praeguse seisuga Eestil kindlaid olümpiakohti natuke alla 20, kuid praeguseks ollakse siis esindatud juba 6 spordialal ja väga paljudel aladel tegelikult muidugi olümpiakvalifikatsioonid veel toimuvad ja paljud kohad on veel selgumisel. Näiteks meie ujujatest on ju selle tänase podcasti salvestuse ajaks täitnud olümpia A-normi ainult üks sportlane. See on meie uus imelaps, vaid 14-aastane Eneli Jefimova. Aga me teame seda, et Euroopa meistrivõistlused Budapestis ja on tulemas ja eks loodetavasti tuleb neid normitäiteid veel. Ma küsiks teie käest nii, et suvisest Tokyo ilmast me juba rääkisime. Aga milleks meie need sportlased seal veel peavad valmis olema, kui nad sinna Jaapanisse lähevad? No üks asi on see, et Jaapanis on ju väga tähtsal ja erilisel kohal ka näiteks toidukultuur, et mida meie sportlased võiksid seal kindlasti ära proovida, ühesõnaga mida süüa Tokyos. Oht on ju see, et toit on seal väga hea ja Tokyos ollakse harjunud ju katma väga rikkalikud toidulauad, nii restoranides kui ka kodudes. Kindlasti on oht süüa rohkem kui vaja. No kes alustab? Ma alustan või? No, sa oled vanem mees. Selles suhtes kindlasti seda viga, mida mina tegin sinna jõudes, ei tohiks teha sellepärast, et kui juulikuus sinna jõuad, siis on seal tohutu niiskus ja palavus ja mida sinu organism tahab saada külma jooki ja Jaapanis on hästi populaarsed joogid, kus on pool klaasi jääd ja siis on mingi vedelik, kas siis vesi ja siis sa jood selle ära ja siis sa lähed konditsioneeri alla. Ja mis see tähendab, nüüd oskate siit edasi juba ridade vahelt lugeda ja oledki kohe külmatunud, et seda viga mitte mingil juhul teha, et juua ikkagi sükest parajat leiget vett või mitte väga külma ja proovida ikkagi sellest konditsioneerist mitte seal alla osa magada ja mitte seda kõigi külma peale panna, et ehk siis sportlase terviseorganism, see ju kohe nõrgestab seda ja kindlasti, mis siis veel, et see on kõige tähtsam, et tervis vastu peaks ja mida vähem sa seal päikse all oled, seda kindlasti parem ja tegelikult miks ka mitte, kui sa juba sinna Jaapanisse lähed, miks ka mitte kasutada siis jaapanlaste viisi käia päiksevarjuga. Ma ei tea, kuidas meie Eesti sportlased läheksid niimoodi päiksevarju oleks käes või imelik tunduks, aga sportlik tulemus on tähtsam, nii et miks ka mitte selle päiksevarjuga käia ringi. Ja maratoni on eriti hea selle päiksevarjuga joosta. Aga mul ei ole nüüd seda lõplikku infot, et nagu ma aru saan, siis nad ikkagi Eesti Olümpiakomitee või Eesti olümpiasportlased lähevad sinna varem ja neil on ettevalmistuslaager. Kuhu see ettevalmistuslaager siis, kas ta on Saku linnas? Kui ta on Saku linnas, siis on selles suhtes nagu ikkagi see Tokyo ilm ja see Sakus on niiviisi mägede vahel see linn, et seal on ikkagi jahedam ja sportliku ettevalmistuse mõttes on seal, see on kindlasti hea koht. Ma ei mäleta nüüd täpselt, see oli juba 2 või 3 aastat tagasi, kui me seda asja nüüd ajasime. Üks linn oli veel, kes tahtis, tema on ka tegelikult seal Tokyost nagu põhja pool. Et ma ei tea, kumb see valiti, aga ma olen Rihoga nagu 100% nõus, et hirmsalt tahaks seda külma jooki ja suure jääga ju, aga see on juba minu ja Riho teema, mitte olümpiasportlaste. Kuidas üldse nii rahvarohkes kohas nagu Tokyo ära hoida suuremaid koroonapuhanguid, et irooniline on ju see, et hetkel on Tokyo maailma sisuliselt kõige asustatuim koht, et koroonaolümpia toimub põhimõtteliselt kõige rahvarohkemas kohas. Räägitakse, et selles niinimetatud suur Tokyos, ehk siis ümberkaudsete piirkondade kokku, et seal elab miljoneid inimesi. Kohe ma saan Riho Bruno-Bramoni seal öelda täpse numbri, aga kuuldavasti vist kas 38 miljonit inimest. Võrdluseks, kui Skandinaavia ja Baltimaade elanikud kokku liita, siis saame ju vaevalt 30 miljonit siin. Ehk et see tohutu mass seal ühes kohas koos tegelikult.
kuidas ära hoida suuri koroonapuhanguid sellises kohas? Palju neid inimesi seal elab? No ütleme tegelikult nii, et Tokyo keskel, ütleme siis elab kuskil 12 miljonit, aga koos eeslinnadega see on 38 miljonit. Ehk siis 1/3 Jaapani rahvastikust, see on tegelikult meeletu, ma siis kujutage ette 38 miljonit. Nii et olümpiamängude publikust nüüd küll, nagu öeldakse, puudust ei tule. Kui Tokyo inimesed või siis seal ütleme selle Kanto maakonna rahvas lubatakse sinna, siis sellest nagu puudusest jaapanlased sporti armastavad väga ja neil meeldib ja jaapanlaste jaoks need olümpiamängud ikkagi on see, et jaapanlased saavad, nagu öeldakse, otse ilma kvalifitseerumata sinna, saavad endale sinna kohti, ma mõtlen praegu pallimänge, eks, ja noh, et see on jaapanlaseks, ma arvan, see on Tokyo jaoks, no ütleme selle sajandi kindlasti kõige suurem sündmus ja vaadates seda, kuidas nad on selleks valmistunud, et 2-3 aastat tagasi olid ju kõik staadionid ja kõik valmis juba 9, kui ma ei eksi, siis 19 uut spordirajatist, 8 vana renoveeriti, tehti uuemaks ja kui nüüd vaadata siin 1964. aasta olümpiamänge, siis üks vanemaid ehitisi oli seal Ujula, kohe see on siis selle, mis selle Meiji templi juures seal ja tead, mis seal Kaido nüüd on? Seal on nüüd käsipallivõistlused. Et selles suhtes hästi mõnus, et kui palju nad on vaeva näinud ja kõike seda teinud, et ma vähemalt loodan, et need tribüünid on täis, et lubatakse vähemalt jaapanlasi sinna vaatama, et tõesti, et oleks mõnus seda telekast vaadata. Jah, et 2-3 aastat tagasi olid juba kõik asjad valmis, aga nüüd nad juba see aasta renoveerivad neid. No Riho Bruno Brahmanis, kuidas Tokyos olümpiaks ettevalmistused üldse sujusid? Need kestsid ju tegelikult mitu aastat. Kuidas jaapanlased olümpia uudiseid vastu võtsid? Olid nad õnnelikud, et olümpia taaskord Tokyos toimub? Seda ajalugu me kindlasti mäletan, võib-olla paljud ei tea seda, et tegelikult ju Tokyos on ju ühed olümpiamängud juba ära jäänud, eks 1940 ja kui Tokyo sai 64. aastal need olümpiamängud endale, siis tegelikult see oli tohutult majanduslikult suur samm jaapanlaste jaoks ja mõelge ise natuke ajaloole tagasi, peale teist maailmasõda oli Jaapanis tegelikult üks suur tühimik ja mitte midagi ja kõik see kaotus, sest see oli esimene kaotus üldse ajaloos jaapanlaste jaoks, sest enne seda ei olnud jaapanlased, nagu öeldakse, ühtegi sõda ju kaotanud ja need olümpiamängud ja mis olümpiamängude jaoks tehti, nagu öeldakse, sellised ehitised, mida maailmas on ennem nähtud. Üks asi on see sama Shinkansen, see kiirrong, mis siis sõitis 250 kuni 300 kilomeetrit tunnis ja teine asi, mis maailma nagu väga raputas, oli see, et jaapanlased ehitasid Tokyosse kiirteed, mis ei läinud mööda maapinda, vaid mis läksid nagu üleval pool maapinda. Ehk siis sa said Tokyo kesklinnast läbi sõita 90 kilomeetrit tunnis. See oli täitsa enne nägematu, et kiirtee saab olla kõrgemal kui maapind. Ja kõik sellised asjad ja kõik maailm nägi seda. Ja nüüd, kui tuleme nende olümpiamängude juurde, siis nii palju, kui mina viimati 2019 seal käisin ja kuulsin ja nägin, et kuidas jaapanlased olid valmis nüüd jahmatama siis seda maailma, et muidugi kõik need iseliikuvad autod, elektriautod, et teed seal mobiiliga lahti, istud sisse ja robotid tänavatel, kes räägivad sugu inglise keelt ja olümpiamängude avatseremooniale, kui sul on pilet, siis sa lähed sinna olümpiastaadionile sisse, on sul siis, nagu öeldakse, see näo või silmaskänner, et siis ametlikult, et pilet on kõik nimeline, et mustal turul sa kaubelda piletitega ei saa. Kui sa saad selle pileti punktist kätte, see on sinu nimeline ja müüa sa seda ei saa, nii et seda musta turgu jaapanlased ei lase ka nagu tekitada, et nad olid nagu hästi palju asjade peale mõelnud, et need olümpiamängud oleks turvalised ja head ja nüüd mitte midagi. No Tokyo olümpiamängude korralduskomitee poolt on välja öeldud selline lause, et Tokyos peetavad mängud peaksid siis aitama pandeemiast räsitud maailmalt taas ühineda
ja rõõmu tunda, aga mängude läbiviimiseks on korraldajad pidanud tegema juba väga palju muudatusi, et kaitsta nii delegatsioonide kui mängude läbiviijate tervist. Ja sellest me juba rääkisime, et Tokyosse ei lubata rahvusvahelisi pealtvaatajaid, aga huvitav on veel see, et näiteks olümpiaküladesse ehitatakse ka nakatumise tõrjekeskused. Samuti plaanitakse sportlasi regulaarselt testida mängude ajal. Sportlaste omavahelist kokkupuudet püütakse vältida. Seda kõike saab olema tegelikult ju väga huvitav jälgida, et kuidas nad seal Tokyos hakkama saavad. No nagu ennist ka juttu oli, ikkagi see kaitsemask on ikkagi see A ja O, mida nad kannavad nagu igal hetkel, igal pool. Ja kindlasti see, et olümpiakülasse nagu rajavad selle testimispunkti, see võib ka varjatult olla dopingu testimispunkt, et see ei pea tingimata koroona olla. Saame veel vaata, et kõige puhtamad olümpiamängud, et ausat mängu on lihtsam kontrollida ju seal selles. Jah, aga ei, loomulikult, eks ise tuleb ettevaatlik olla, käsi desinfitseerida ja hoida ikkagi distantsi. Et ma ütlen, et kui Jaapan midagi teeb, siis ta teeb seda hästi. Ta mingit jama ei hakka korraldama, ta kaasab nii palju vabatahtlikke ja inimesi, kui ikka, mida rohkem, seda uhkem. Ja seal midagi nagu, et homme vaatame, et mis siis saab, sellised ehku peale nagu minekud, teades seda Jaapani täpsust ja korralduslikku nagu poolt, siis sellist asja kindlasti ei lase. Ja pole ka ime, kui lennujaamas nagu sinna olümpiakülla teevad üldse iga inimese sõidutavad hoopis sportlase eraldi äkki või mis iganes, et see selge see, et mingit suurde bussi nagu Eestit ja Lätit ei panda. Jah, absoluutselt õige, sellepärast, et kui jaapanlane midagi teeb, ega ta niisama seda asja tee. Ta teeb seda sellepärast, et tal on juba see prestiiž, see kohusetunne, et kui midagi teha, siis teha hästi ja teha mitte hästi, vaid teha nii hästi, et keegi teine ei ole veel nii hästi teinud. Ja kõik see on pisiasjades näha, et kas sa lähed ostad tänavalt oma nuudlisupi või sa olümpiamängude avatseremoonial näed seda, see on kõik üks ja sama tase. Et see ei ole mingit vahet, kas sa sööd nuudlusuppi või sa oled kuskil tõesti olümpia avatseremoonial, et kõik, mida nad teevad seda hingega ja nad teevad seda hästi, nii et sellest eks ainult, nagu öeldakse, hea mälestus. Nii et selles suhtes, kuidas nad oskavad igast väiksest asjast teha maailmaklassi asja, et see on lihtsalt müstika. No prognoosi järgi võiks Eestit Tokyo olümpiamängudel esindada umbes 40 sportlast. Suve olümpiamängudel on see olnud ka üsna tavapärane sportlaste arv. Koondise lõpliku koosseisu peab siis Eesti Olümpiakomitee kinnitama hiljemalt 6. juuliks. Ma jätsin siia podcasti lõppu tegelikult ühe väga tänamatu küsimuse, selleks on ennustamine. Kui meie suurimatest medalinõudlejatest rääkida, siis ilmselt on need meie Eesti vehklejad, meie vehklemis naiskond näiteks. Neile on meil alati olnud väga suured ootused, samas on meil ju omad suured võimalused ka kergejõustikus, näiteks odaviskaja Magnus Kirt või miks mitte ei võiks poodiumile jõuda näiteks keegi meie 10 võistlejatest. No te olete mõlemad endised profisportlased, mitu medalit siis Eesti Tokyo olümpialt saab ja mida te lõpetuseks siis Eesti koondislastele soovitate? Jah, kui sa nüüd siin saate alguses ütlesid 20 on kirjas, 40 loodetavasti kuskil see arv sinna saab, et kes meil medali sealt ära toob. No ütle Kaido. 2 medalit, hõbe ja pronks. Okei, Kaido, sa siuke, hõbe ja pronks, et me kuld jääb seekord siis saamata, jah. Et jah, selles suhtes mina tahaksin, aga sellest on nagu siin vähe kasu, aga ega tegelikult medali me saame. Vaadates neid Tokyo tingimusi ja neid saalispordile, võib-olla vehklejate peale, võib-olla seal on konditsioneer, saal on parem. No jah, ega odavise seal et see ei ole 10 000 meetri jooks ikkagi, aga 10 võistlejatel läheb kindlasti raskeks. 10 võistlejatel läheb raskeks. Meil on Eestis praegu, ütleme, maailma kõige paremad 10 võistlejad. Ilma üldse mõeldamata, aga sealt medalit tuua raske.
raske, arvan mina. Ja medalit ma soovin, kust me see medal tuleb, ei tea, aga jah, Kaido hõbepronks, ma ütleksin ka, et ma panen siis sinna kulla ka veel juurde, paneme kuld, hõbepronks, oleme ikkagi sportlastele hoiame pöialt ja tahame medaleid ja tulge medalitega tagasi. Ma tänan teid mõlemaid nende väga sisukate ja huvitavate kommentaaride eest. Te harisite meie kuulajaid kindlasti Tokyo teemal ja meil on kindlasti nüüd palju lihtsam ka Tokyo suveolümpiamänge vaadata. Aitäh teile mõlemale. Ja tänan kõiki Olümpia podcasti kuulajaid. Meie podcast on leitav enamuses suuremates podcasti äppides ja loomulikult ka Eesti Olümpiaakadeemia kodulehelt olümpiaharidus.eu. Tokyo suveolümpiamängud toimuvad 23. juulist kuni 8. augustini. Oleme olümpiamängude ootel. Kuulmiseni!